Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Ärge pange pahaks, et mõtlesin uus päev. Tegelikult on täna sama päev. Hommikul viisin lapsed välja. Te teate, ma olin teile öelnud, et meil tuleb uus kutsu. Ta on kohal. On möödunud 3-4 tundi. Ma harjutasin teda natuke uue keskkonnaga. Aga teate, ma ütlen teile midagi. Ma jagasin seda Instagramis. Instagrami aadress on taifundemirchi.tv. Kõik on vaimustuses olnud. Täiuslik kutsu. Imeline kutsu. Suurepärane kutsu. Aga oota mu tüdruk, oota. Hull, sa ajad mu hulluks. Ole nüüd tark. Varsti tutvustan teid temaga. Meie tüdruk ka mõtlesime, et harjutame end ära. Oleks parem olnud, kui me teda ei oleks harjutanud, tead. Nüüd oleme ta sellega harjutanud. See hull tüdruk hüppab kogu aeg mulle peale. Harley, las ma lasen ka selle Tyson isa lahti. Tyson, ma tõin sulle piima, poiss. Tõin sulle piima lutipudelis. Kas sa jood? Kas sa jood, Tyson? Tule. Ära ütle, et sa enam selles vanuses ei joo. Tule, joo. Joo, Tyson. Tule, poiss. Tule, las ma lasen su lahti, tule. Kurat, Tyson, me ei näe isa. Kurat, me ei näe Tysonit. Mul läheb tuju ära ausalt. Kurat, kus see Argentiina oma poeg on? Lammaste vannane, Tyson. Mul on teile palve. Ärge tehke mulle ennegi haiget. Tehke üks hea tegu. Vallake, te ei toeta mind. Ausalt, ma olen tõesti kurb. Seda videot pole raske meeldima panna, sõbrad. Tehke üks hea tegu. Pange üks like, pange meeldivaks. Ausalt, ma saan sellest motivatsiooni. Te olete minult palju videoid tahtnud. Ma üritan nii palju kui võimalik neid üles panna. Olge teiegi toeks. Tütar, kas sina tahad piima juua? Tule. Harley, tule. Vaata, kuidas Tšõterkoen sisse seadis. Ulahkad. Apollo tõin ka Tšõteri kõrvale. Ta lõhub seda kohta kogu aeg, vend. Nüüd kõigepealt see. Teeme ära meie kitsede, lammaste, kana, tuvi, pardi ja hanesöödad. Siis läheme koera juurde. Noored, kas teil on kõht tühi? Nende söögiaeg on käes. Vaata. Näita korraks, mis meil ees on. Tule. Selline maisjälbepuru. Ämbris on umbes 12-13 kilo, sõbrad. Võib-olla on isegi 15. Maisihelbed ja talle kasvatussööt on segamini. Nii, korraks niimoodi kallasime kõik välja. Miks me selle välja kallasime? Varss oli katki. Heidame selle niimoodi ära, las need hajuvad laiali. Kas teie sööte ka, tüdruk? Ulakad. Vend, ma otsin heinapalli. Terves suures riigis ei leidnud ma heinapalli. Oleme umbes 10 päeva hiljaks jäänud. Kõik on juba kokku korjanud ja nii edasi. Vennas, maksame raha ära. Ikka pole. Heinapalli on vaja. Palun teid väga. Meie heinasilo on otsas. Toidan loomi nüüd jõusöödaga. Jõusöödast ka ei piisa. Meil on silo vaja. Õled ja muud sellist on küll olemas. Õledest pole ka praegu kasu. Meil on vaja neile heinapalli leida, sõbrad. Kuule, kas teil on kõht tühi? Paharetid. Nüüd see ponsuk ei lase meil ka rahulikult olla. Üks hetk, me peame selle piima ära panema. See ponsuk hakkab nüüd kindlasti pahandust tegema, see ponsuk. See ponsuk on väga ulakas laps, see ponsuk. Oodake, las ma panen selle talle peale. Noh, hakkame pihta. Olgu meie võitlus õnnistatud. Oota nüüd, astu eest. Astu eest. Roki, sa need minema, poiss. Ma ei saa ust ka lahti. Poiss, ponsuk, oota. Oh, ei. Kuule, ponsuk, ta on ikka täielik nuhtlus. Tule. Olgu, ma annan teile süüa, oodake. Oota, üks hetk. Ära torka mind sarvega, oota. Üks hetk, poeg. Oota, üks hetk. Rahu. Kuule, selle tooliga kohe praegu. Üks hetk. Neile süüa andmine on tõeline piin. Kas mul on koeraga raskem või nendega? Vannu nendega, vend. Oota, poiss. Ma annan teile süüa. Lubage mul lihtsalt teha. Sööge inusasti oma toitu. Tulge, kanad. Tulge teie ka. Sööge siin. Sööge siin. Tule. Kohe, meil ei tehta toidu osas vahet. Kõik on üks ja sama asi. Viskame neile tuvidele sinna katusele süüa. Tuvid!
Met suodloolen. Ülejäänu anname nüüd talledele. Terviseks olgu, minu lõvidele, kasulik olgu, terviseks olgu. Bonjuku kaelaringus on jaa, Bonjuku kaelariim oli nii ilus, ava on kaelast ära tulnud. Noh, Bonjuk, ilma kaelariimata on su kael tühi, poiss. minu ilus poiss. Nüüd, vend, ma panen neile õlgi, nad ei söö seda, neile ei meeldi, sellepärast panen peale ka sööta, sest õlgedest pole loomale kasu. Vähemalt saavad nad nii valku, sellepärast annan neile nii. Oota, astu sealt eemale, las lambad lähevad sööma. Anname nüüd talledele süüa. Talleke, tule. Tule, annan sulle süüa, tule. Tule nüüd, kas teil on kõht tühi? Söögi oma toit ära, piim ka tuleb, eks, paša. Oota. Meie tall, sõbrad, kas ta on suuremaks kasvanud? Ta on kogu aeg mul silma all, mulle tundub ta kogu aeg samasugune. Aga teie nägite teda hiljuti. Kas ta on kasvanud või mitte? Kirjutage mulle, vend. Ma annan talle kogu aeg süüa, piima ja muud, et ta kasvaks, et ta hästi toituks. Nüüd olgu see neile kasulik. Ma lähen toon talle ka piima ja tulen tagasi. Nüüd? Minu lambake, söö, poeg. Söö, poeg. Söö, võtke palun. Nüüd. Ma panin jälle meie piima valmis, vend. Oota, Tyson. Tysonit ma lahti ei lase, ta ründab lambaid. Tule mu tall. Tule siia. Tule. Tule jooma piima. Tule, kullake. Vaata, siin on piin. Tule. Tule. Võta, poeg. Tubli oled. Tyson ei hüpanud, eks? Tyson, sõbrad. Rocky või? Kuidas nad tulid? Ei. Kuulge, kuidas te ukse lahti tegite? Välja. Õnneks Tyson polnud siin. Tule siia, Noora. Noora, mine edasi. Siia tule. Siia tule. Mine välja ja oota. Ma panin riivi lukku, vaata. Jälle on lahti tehtud. Tyson, ära aja mind vihaseks. Igas videos ajab mind teede närvi. Seekord ärgu Tyson alustagu. Kus mu talleke on? Oot. Kus mu talleke on? Talleke, tõin sulle piima, tule, kallis, tule. Kas ta on suuremaks kasvanud või mitte, olge ausad. Minu arvates on ta küll kasvanud, on pikemaks läinud ja kosunud. Aga näiteks selle teise emase puhul, kuna me lõikasime tal karva lühemaks, tundub ta väiksem. Karmaga oli ta palju suurem. Kallis mu oma, olgu see mu tallekile terviseks, olgu see mu beebile terviseks. Kuule, kitsed olid ka just lahti, ma mõtlesin, et lasen nad välja, kui nad kõik koos on. Kitsed annavad sarvedega, eriti pamuk. Sellepärast ma ei lasegi neid lahti, ainult siis, kui nad õue viin. Ja kuna ilm on palav ja on lõunaaeg, siis ma pole neid veel välja lasknud. Rocky, sina ka ei jää milleski ilma, poiss. Te ei jää milleski ilma, igale poole tulete. Olete nagu sabad. Tubli mu talleke. See, mida ma praegu annan, on lehmapiim, sõbrad. Meie karamellilt eriti piima ei tule, päevas tuleb kõige rohkem pool liitrit, 1 liiter. Me anname talle 2 korda päevas piima. Karamellipiimast ei piisa, ma ostsin poest rasvast lehmapiima, aga see tegi loomale halba. Näiteks kui me anname koertele piima, et neid ei häiriks, siis võtame kutsikatele laktoosivaba piima. Ma võtsin laktoosivaba piima. Seekord ei tekitanud see talle probleeme, ei tekitanud kõhurahtisust ega midagi. Laktoosivaba piima saame anda, see peab olema toatemperatuuril. Ei tohi olla külm ega liiga kuum, nii ma seda annan. Ma siis segan nii karamellipiima kui ka laktoosivaba lehmapiima. Rocky, kas sa saad korraks välja minna, poeg? Hea küll, Rocky, ulakas Rocky. Uus koer tegi Rocky väga kadedaks. Kui ma teist koera silitan, siis Rocky ei taha mind jagada. Oh, mu kallis, mašallah sulle, natuke veel vaatame. Su kõht on ka päris suureks paisunud, jah? Mu kallis, ta oli ju ka kunagi beebi. Sõbrad, nagu ma hoolitsen kõigi eest, hoolitsen ma ka nende eest eraldi. Ma ei väsi nende eest hoolitsemisest. Aga kas teate, koerte puhul väsitab mind nende hääl. Ja kaos vaata koerte juures väsitab mind just see.
aga neil pole mingit häält. Ja kitsed väsitavad mind ka siis, kui ma neile süüa annan. Ei saa öelda, et kitsed mind ei väsita. Te just nägite, kõik nad puksivad mind sarvedega. Rocky, poeg, see ei ole sinu toit, Tede, võta sina joo, poeg. Võta, Tede ei joo veel üldse. Las see teeb Tedele head. Isa, kas ta ei toitnud sind väiksena piisavalt, ah? Isa, kas ta ei toitnud sind väiksena piisavalt? Te pahandate mu pojaga, aga ta on ju ka beebi. Väike beebi, must beebi, minu ilus poeg. Las see teeb head. Kui vanaks sa juba said? Kas sul pole häbi lutipudelist piima juua? Poeg, sul on oma stiil. Stiil. Näe, lammas tuleb ka siia, kuule, lammas. Söö oma toitu. Olgu nüüd sellest piimast piisab talle. Paneme selle siia, sõbrad. Ma pesen need pärast ära. Tulge, lähme välja. Rocky, tule! Rocky, tule, poiss! Rocky, tule, minu poiss. Tule, tubli poiss oled. Lambad, miks te ei söö? Vaadake. Vend, jäär on ka siin. Meil on vaja veel üks sööte juurde panna. Ma ostan ühe. Kitsed puksivad neid sarvedega. Need ei söö üldse. Nad ootavad, et kitsed sööksid. Kitsed on nii näljased ja ahned, et nad ei saa kunagi kõhtu täis. Vaata meid! Ulagad kitsed. Lammas, tütar, tule, ma ootan, et talle sünnikseks. See seal lähedal, kui õnneks läheb, varsti poegib. Nende seas on ka kõige väiksem must lammas. Tule, läheme natuke eemale. Ma tahan teada, kas nad kardavad meid või koeri. Tule! Vanaisa, laseme Rocky õue. Vanaisa Rocky, mine õue. Minge, požad, minge. Minge, požad, mašallah teile. Tõenäoliselt nad kardavad meid. Loodetavasti. Las ma vaatan. Vaata nüüd aeglaselt. Näed, Ponsuk lõi jäärale sarvedega. Nad põgenevad kitsede eest end. Ponsuk, vaata, ta puksib sarvedega. Ponsuk puksib kõiki sarvedega. See kelm sööb kogu toidu ise ära. Vaata, kakkus algas. Nad kaklevad ka oma vahel. Vaata, kitsed on väga hullud loomad, vend. Nad on hullemad kui koerad. Nojah, ostame veel ühe söödaküna. Pole midagi teha. Kurat, Tyson. Poiss, ära ütle neile midagi. Kas sa kuulsid? Ära ütle neile midagi. Sa tegid seda ka kitsedega, sa oled sellega harjunud. Ära mängi kättesaamatut. Võta nüüd minu lõvidest üks pilt. Kus on minu lõvid, tiigrid, minu ilusad pojad? Ma ohverdaksin end teie eest, poisid. Teie väärikuse nimel, teie hoiakute nimel ohverdaksin ma end, mu väärikas tütar. Kas pojad tulevad koos Hektoriga? Hektor, kas sa saad jälle isaks või mis, Hektor? Mu lõvi sina. Mariam. Marlam. Oota, laseme ka Marlam minna lahti. Marlam, turbu! Marla, astu edasi, meil pole väljas lammast. Marla, tulgu! Maria, tulgu! Maria, ära tee neile mingeid liigutusi. Nad võivad sulle kallale tulla, tea seda. Maria, tule siia, mu kallis. Ära tee neile liigutusi, Maria. See on vennalik soovitus sulle. Neid ei alasta kellelegi, Maria. Kas ma kutsun ka Aleksi siia? Aleks, tule siia ka sina. Tegelikult ma täna varsti lasen kellegi vabaks, kas teate? Selle ma lasen varsti vabaks. Ta läheb aga omal käel. Las nad suruvad selle alla. See muutub nüüd väga üleannetu, nagu ta peksaks iga koera aias. Sellele peab mõni loom natuke autoriteeti näitama. Tegelikult kehtestab keegi talle autoriteedi ja tal tuleb mõistus pähe. Ta tahab ühel päeval lasta lahti. Oodi, ma ei tervita sind! Nüüd läheme uue lapse juurde. Tutvume temaga, sõbrad. Bella Reina, Carlos. Kuule, miks sa karabasi lendasid seal urjus? Minu lõvi. Võta meie lõvi eest ära. Mašallah, mu pojale. Minu lõvist poeg. Karisma enda kehastus. Vaata seda hoiakut. Vaata seda välimust, seda väärikust. Jumal on ta tõesti hoolikalt loonud. Jumal hoidku teda kurja silma eest. Tõesti, 10/10. Ülimalt kvaliteetne, suurepärane laps. Tema värvus on merle, tõug on buldog. Suurepärane koer, sõbrad. Vaata, ta tuli siia umbes 3-4 tundi tagasi. Temaga suhtlemisel oli natuke raskusi. Mõtlesin, et teen temaga ühe foto. Hoidsin teda tagant, see kelm pöördus minu poole. Tal ongi selline iseloom. Ma ei tunne teda, temaga mind ei tunne. Temaga harjumiseks läheb veidi aega. Mina õpin teda tundma, tema õpib mind tundma. Nüüd viin ta ka välja. Kuule, tule võta see siit ära. Siit, Carlos ja tema koos. Kas Carlos? Ja tema pole mitte ilusad koos puurides. Ta näeb välja nagu Carlose miniversioon, vend. Vaata teda.
Carlos! sobib küll. Mu kallis lõvi, tõesti, nagu Carlose miniversioon. Nüüd need lapsed. Need lapsed, las ma ütlen, ei talu üldse kuumust, sõbrad. Ma panin ta puuri umbes tund aega tagasi. Käisin turul ära. Ma ei jätnud teda maja juurde, mõtlesin, et äkki hakkavad kaklema või ründavad teda. Pärast seda panin ta puuri. Ta võõrastas natuke. Ta on alles nüüd kohale jõudnud. Vaata, see poiss tuli Eskisehirist. Väga emotsionaalne laps. Väga ilus laps. Vanaisa ründas teda jälle veidi. Natuke püüame teda sellega harjutada. Aga ma ütlesin ju, et Cane Corso on agressiivne. Näiteks Cane Corso pole kunagi minu poole pöördudes urisenud. Aga see pöördus minu poole ja urises. See on natuke ohtlikum kui tema, aga me harjutame teda ära. Kuule poeg, minu nimi on Taifun Demirci. Sinu nimi on Carlos. Vaata, 2 Carlost kõrvuti. Keegi oli ka kommentaarides kirjutanud, panin ka tema kommentaarile südame, tervitused talle. Üks ütles Carlos, teine ütles, et olgu Santos, et ta end võõrana ei tunneks. Selle kommentaari peale naersin kõvasti. Meie poja nimi ei saa nüüd olla 2 korda Carlos. Et kõrv harjuks ka. Teeme selle nimeks Santos, vend. Santos sobib talle hästi. Nüüd, passa, las ma võtan su välja, oota nüüd. Oota. Rocki. Rocki, oota. Nüüd, vend, vaata seda. Nagu tank, ausalt. Maashallah. Maria, ole korralik. Maria, ole nüüd korralik. Ootras, Maria läheb talle kallale. Mida ta teeb? Maria, aitab. Ei. Ma ütlesin sulle ei. Tule siia sina. Maria läheb kallale, vend. Hull üritas kohe rünnata. Kui keegi ründab, käivitab see kõik teised. Peatu nüüd, Rocki, peatu! Nüüd, vend, lähme jalutama temaga natuke. Vaata, tänu Jumalale saime lõpuks Maria käest lahti. Sest tema jaoks tähendab see sellele kallale minemist. Nad ei hooli Rockist, aga temast hoolivad küll. See tähendab, et kõik hakkavad kaklema. Tule siia, Santos, papa. Santos, sõbrad, kui vana ta oli? Kui ma õigesti mäletan, oli ta 4-aastane. Ta pidi olema umbes 4-aastane. Iseloomult on ta korralik koer. Ta saab teiste koertega hästi läbi. Ta ei kakle teiste koertega. Romeo on nagu sinu natuke suurem versioon, poeg. Oota, Rocki! Oota, Rocki! Pusat, vend, jälle kohe valmis. Pusat, ausalt, poiss ei tee sinust väljagi. Ta pissib puuri. Pusat läks seal hulluks. Peatu! Lähme siit kiiresti minema. Tule! Tal on üks komme. Vaata, mind ärritas ainult üks tema iseloomujoon. Ta otsub abe. Ta kõnnib meetri või 1,5 ja siis jälle pissib. See on loom, ta ei tee pissi enam, tal on piss otsas enam, pole midagi. Kas loom pissib iga meetri tagant? Tal ongi selline komme. Väga edev, väga isane ja see saba ei lange kunagi alla. Ta ütleb, et ei võta kelleltki süüa vastu. Enesekindlus laes, enesekindlus on lausa meeletu, täiuslik laps. Ma pole teda veel lahti lasknud. Vas lasen ta ka lahti. Ja siis laseme ta lahti ning proovime tema reaktsiooni. Ainult ede pärast on meil probleem. Mis sa arvad, poiss? Kas ta on kena? Ootan teie kommentaare. Tütar, sa tulid jälle, vaatame. Urahas tüdruk. Kohe väsisid ära, poiss. Kohe väsisid ära. Need ei talu eriti kuuma, vend. Need tõud ei talu eriti kuuma. Ilm on ka täna palal. Tule siia, poiss. Näed, said aru. Kohe väsib ära. Oota. Kuula seda häält. Muide, tema kaelarihm ei ole kitsas. Ta ise tõmbab ju. Vaata seda väärikust. Maashallah, mu poiss. Tõesti karismaatiline. Ausalt, tõesti. Ma vannun. Väga karismaatiline poeg, vend. Meie aeda sobis ta väga hästi. Nüüd laseme ta lahti. Hakkame pihta. Lasime lahti. Nüüd vaatame nende reaktsioone. Kullake, tule siia. Tule sina ära sekku temasse. Vaata, vend, kas sa näed seda liigutust? See tähendabki, et ma olen liider. See tähendab, et ma olen domineeriv. See tähendab, et ma ei karda kedagi. Selline koer ta ongi. Tema kõnnake, kõik muu on ka väga ilus. Tule siia, pasa. Ärge väga temaga jamaga.
ärge väga minu pojale jamaga. Tule. Kas laseme ka Aresi vabaks? Kus on Faisal? Kas sa tülitad teda, Ares? kui sa teda tülitad, Ares, siis ma ei lase sind lahti, Ares. Tule siia, tule. Peatu poeg. Laseme ka Aresi vabaks. Üks hetk, Paša, üks hetk. Mine! Hästi, lasin lahti, jookse. Jookse nüüd. Eeslivaenlane, jookse nüüd. Eeslivaenlane, Ares. Hoppala. Minukene põõg. Ares oli varem kogu aeg lahti, aga kuna ta ajas Faisali pidevalt taga, pean ta kinni panema, sõbrad. Pole midagi teha. Üle päeviti lasen ta niimoodi lahti. Tule, poeg. Santos. Santos. Tule. Kas ma istun siia korraks? Oota, ära mine Sky juurde. Ära mine Sky juurde, sa lähed liiga hoogu, tule! Nüüd nende rasside üldine omadus on see, et nad on ka väga karmid. Domineeruvad, on karmid. Juhi vaim on väga kõrgel tasemel. Nad ei kõhkle, nad ei karda. Muide, neil on ka inimlikkuse omadus. Nad kaitsevad ka. Just. Tõuse! Lama! Ta teab ka neid käske. Lihtsalt tal läheb natuke aega, et meiega harjuda. Kuidas see harjumisprotsess käib? Näiteks märkasin tal üht harjumust. Võtsin tal tarrand kinni, ta ründas mind. Meie õpime tema vastupidi käitumist, tema õpib ka meie vastupidi käitumist. Nii, me peamegi üksteist tundma õppima. See uus Cane Corso, Harle, on selle poisi kõrval natuke leebem. Selle põhjuseks on see, et ta on emane koer, vaata. Ma ütlen seda alati. Minu eelistus on alati emane koervend. Miks? Emane koer. Nad on ustavamad, nad on lojaalsemad, nad on emotsionaalsemad, nad on õrnemad. Neid on lihtsam koolitada. Emasel koeral on selline omadus, näiteks märkasin seda oma talus. Ares. Enamik koeri on emased. See ei tähenda, et me isaseid ei armasta. Me armastame ka isaseid. Aga meie esimene valik on Santos, tule siia. Santos Carlos. Santos Carlos. Nüüd lasime Carlost esimest korda aeda, eks. Las ta tutvub aiaga. Las ta vaatab natuke ringi, sõbrad. Las ta näeb, las ta tutvub kõigi koertega. Meie prioriteet on, et ta loodetavasti ei kakleks, loodetavasti on ta sõbralik. Pärast seda jälgime teda koos kõigi koertega. Kus Tysoni isa praegu on? Tyson on tõenäoliselt salajaste plaanidega ametis. Me peame Tysonil silma peal hoidma. Tysoni isa teeb plaani. Ta tahab sinna lammaste juurde sisse pääseda. Tyson teeb endale õhtuks maitso grillia. See on tema plaanide hulgas. Tyson, isa! Tyson! Tyson! Näe, mida ma ütlesin? Poeg, sa oled ikka väga kaval, tead seda küll, eks? Sa oled ikka väga kaval, Tyson. Poeg, käi ringi nagu mees, käi korralikult ringi. Palun sind, jäta need lambad rahule. Ma teen sulle õhtuks grillkana. Sina ära puutu minu lambaid ja kitsi. Oh, mu kallis. Jälgime teda natuke, vend. Generaator on ka traadi ääres. Sealt võib ta ka hüpata sinna. Kas sa näed, kuidas see üles pandi? Hästi, poeg. Ei! Ei! Argentiini on oma laps. Sinu karisma on piisav. Karisma. Minu kena poeg, aga ma seon su kinni, Tyson. Kui sa sellise mõtteviisiga jätkad, siis seotakse sind kinni. Ole mõistlik. Kui vaja, seome Tysoni kinni, sõbrad. Ärgem seame oma tööd ohtu. Nüüd, Tyson. Väga atleetlik ja välekoer. Tema kehaehitust näete isegi. Nagu hurt. Kui tahab, pole generaatorit vajagi, hüppab siit otse üle. Seetõttu ei tohi me riski võtta. Samal ajal filmisin neid ka, selleks, et jätaksid Santose rahule. Ei tüütaks teda. Et Santos saaks rahulikult piirkonnaga tutvuda. Ja siis vaata, filmimeest. Mehe karisma paistab juba siitki välja. Olen Santos, papa. Sa armastad seda elu. Mu kena poeg. See tähendab, et see ikka veel töötab. Ulan, mu poeg. Mis sa endast kujutad? Kas sa oled mingi allikas või mis see on? Ulan Tyson. Kuule, kas ma võin su korras kinni panna, eks? Oota, Ares. Oota. Tyson, ära tee lamba vaenlaseks. Tule, Tyson. Tule, Tyson. Me harjutame Tysonit niimoodi vaikselt. Kitsedega oli sama. Mõne aja pärast harjus ta ära. Ta harjub ka nendega. Ta õpib nendega koos elama. Nemadki on selle aialapsed. Eks ole, Tyson? Hoolitse nende eest. Hoia neil silm peal. Ma teen sinust karjakoera. Oota, ole nüüd ettevaatlik. Tule. Peatu. Üks hetk. Ei. Ossa poiss. Mõlemad on ikka tõelised säevatused. Peatu, Ares.
ära hüppa mulle peale. mõlemad on pöörased. Kui Tyson sealt sind jumala eest hammustab, ei saa sa kuu aega tagumiku peale istuda, poiss. Ära ole liiga enesekindel. kuulsid, Tyson? mu lõvi. Aga kui Tyson papa poleks kastreeritud, siis ma võtaks talle ilusa kaaslase. ja siis noh, Tyson, tule siia! mašallah, vaata nende karismat. Oh jumal, kui ägedad nad on. kuidas inimene neid mitte armastada saab, vend? kõik su lapsed on mašallah üksteisest ilusamad. Tyson isa, võtame sind, aga sinu asemele. anname jälle ukse valvamise töö Tyson isale üle. Tyson on meie eriline tööline. meie talu turvalisus. Ülemjuhataja. meie komissar on Tyson papa. tule siia, poeg. aga kõigepealt tuleb lambaid ka Tysoni eest kaitsta. nüüd, tule siia, väike boss. tule siia, väike boss, sina mine siit läbi. nüüd on Santosi kord, vend. tulge, tutvume temaga lähemalt. viime Santosi ka konteineri juurde. tulgu meie juurde, ma natuke narrin teda. proovime seda. proovime, kas ta hammustab meid või rebib meid tükkideks. ja siis pärast seda proovime istu seisa kesku. me peame seda hästi harjutama. Harli. mul on mu tütrek ja uks on lahti, tule siia, kullake. miks Harle ei tule, mu Harle? oh, Saula kas Harli. oh, su pilgu ja naeratuse nimel annaksin ma kõik, mu lõvikene. ja kes avas ukse, kas Noora? see Noora on ikka tõeline nuhtlus. Nad olid mul rõdu vallutanud. nüüd on nad rõdu maha jätnud ja tulevad juba tuppa. Neil koertel pole tõesti kuskil magada. on nii, Marla? oot veel, las ma vaatan. kuule, poiss. mis toimub, poiss? Igal pool on koerad või? mitu koera siin juba on? Natasha, ära istu selle välimusega diivanile. ära, kindlasti ära. tule sealt ära, igal pool on koerad. Marla, kas sina tulid ka? kurat küll, igal pool on juba koerad. Santos, tule siia. kuidas me siin Santost ära tunneme? kullage, vaata ise. olgu, kui sa suureks kasvad, siis ründa, aga praegu ära hakka poosetama. kas sa kuulsid, kallis? praegu ära hakka poosetama. Nendega nalja ei tehta. too mu süsli siia. ma ohverdan end süsli armsuse nimel. hea töö. Apollo, mine sina sisse. Santos, Seemu, kohe hakkas üle kuumenema. kohe. Need ei talu üldse kuumust. Las ta jaheneb natuke. näete seda karismat? ma arvan, et ta sobib meie talusse väga hästi. palju õnne. tõesti väga ilus. Trimmeriga 10 punkti laps. väga kvaliteetne laps. Mašallah, minu pojale. hea töö, Ares. oodake hetk, ärge segage, kui ta kallistab. ärge segage, kui ta kallistab. tundub, et ta hakkab Aresile kallale minema. kas seal on vett? lisame sellele natuke vett. Nende lurjuste tekitatud kahjudest ei piisa vee. Nad on ka majakraani lõhki ajanud. koerad teevad ainult pahandust. vaata, ausõna, 3 või 4 korda olen torumehe kutsunud. jälle peame kutsuma, need teevad täielikku kahju. tule. kõik te, välja! las ma veedan natuke aega Santosega. tule. tule. Marla, sina jää siia. kui Santos mulle kallale tuleb, siis kaitse mind, eks? kes mind veel peale Marla kaitseks? Marla kaitseb mind, kui Santos mulle kallale tuleb. Marla tapab ja sureb minu eest. ta on selline tüdruk. ta on minu kallis tütar. praegu. Santos, baba. Las ma kallistan sind, pojak. las ma kallistan sind, muiduspoiss. vaata, päeval hoidsin ma teda niimoodi tagant kinni. tõmbasin ja ta pööras kohe ümber, nagu te teate. vaata. liiga kaugele ei tohi minna, kuni nad meid usaldavad. tal läheb veidi aega, enne kui ta mind omanikuna näeb. aga me harjutame ta ära, selles ei maksa kahelda. see asi on minu teha siis. las ta natuke rahuneb, ma siis hellitan oma Marlat. kuule, Marla, kus sa oled, Marla? mu kuninganna, millal me mere äärde läheme? millal me mere äärde läheme, mu kallis? isa õpetab sulle hästi ujuma. miks see Isabel sind niimoodi vihastab, mu tütar? miks see Isabel näitleb? mu tütar! oh issand, Marra läks hulluks. Te lõhute veel selle maja ära, tule siia! näed sa, vana kooli inimene, jah? keegi ei suuda seda süüa, olgu jumal sulle armuline. oota, seal pöörab minu poole, oota, poeg, oota. ma ei taha, et mind järsku hammustatakse üks hetk. olgu, Marla, rahu. vaata, Isabeli, ta mängib Marlaga. Need on nagu püssikuulid ausalt öeldes. Marla, tüdruk,
jäta ta rahule, ta on väike. ära mine temaga kaasa, kas saad aru? sina teda, ei, Natasha! Nad tulid jälle. Nad tulid jälle. abi, Natasha istub siis nüüd diivanile. tule siia, viiame need välja. Läheme välja. Reis! Poiss, kas sa tead, et kõige parem koht on sinu juures? Mõned ütlesid, et tee kassile päikesevari. Sõbrad, see koht on juba varjus. Tagumine osa on seal varjus. Kas ma jätaksin kassi kuuma kätte? Kas te olete hulluks läinud või? Selle looma koht on seal, sest seal puhub mõnus tuul, sest see on maast kõrgemal. Kui ma oleksin selle natuke suuremaks teinud, siis ma vannun, ma oleksin ise sinna sisse magama läinud. Selle koht on väga ilus. Tule, lähme välja. Viime need veel kord välja. Natasha, proua, ärgu istugu sinna nende jalgadega. Mine edasi, süsti. Süsli, sa ujusid meres väga hästi. Kõigile meeldis väga, kuidas sa ujusid, tütreke. Santos, tule siia, poiss. Santos ei tee üldse väljagi. Nende tõugude üldine omadus ongi see, et nad on natuke laisad. Tuleks teda natuke jahedama ilmaga välja viia. Tule. Aga kui päike peale paistab, siis tuleb see värv nii hästi esile. Santos, tule! Tule, poiss, me läheme! Tule, poiss, me läheme. Tule! Tule, poiss, tule! Santos, vend. Ta ütleb, et laske mind lahti, tehke mis tahate. Mees põles läbi, sest ärme puutu meest üldse. Homme, kui õnnestub, nagu ma ütlesin, praegu tuleb liiga palju kutsikaid, ma natuke korraldan neid, sõbrad. Uusi koeri tuleb ka veel. Kui homme hästi läheb, siis tuleb meie emane Kane Corso, ilus, sinine. Täpselt nagu meie Karoliini suurem versioon. Kas sina tulid jälle, sina? Kas minu Harli on tulnud? Minu Harli? Ula, mu tütreke, sa armastad mind väga, ma olen sellest teadlik, vaata. Ausalt, ma olen teadlik, tütreke. Kas sa näed? Kui just on laps oled. Kui sa veel oma küüsi sisse ei lööks, ma lõikan need küüned aiakääridega ära, vaata. Te teete mulle haiget. Tule. Tule, Harli. Harli, tule. Harli, tule, mu tütar, tule, tule. Kus Harli on mu kaunitar? Kus mu kaunitar on? Kus mu armastus on? Vaata. Näed, alles üks päev on möödas, kuidas ta juba harjub. Nädala pärast ei jää temast enam midagi alles, tead küll. Väga tubli laps, vend, nagu urt. Väga väle, ta, tead küll, kasvab veel suureks. Tema kehaehitus ja kõik see, kui Jumal lubab, saab temast sama suur kui Carlos. Tütar, kas ma tutvustan sind Carlosiga? Carlos on natuke metsik, aga ta on ka natuke mats, karu moodi. Sulle ta meeldiks. Ta pidevalt natuke Aresele sarnanema. Ares ka praegu ringi otsib Faisali. Kui ta Faisali leiab, ajab teda taba. Vaata nüüd. Faisal! Kus see Faisal on? Kus see Faisal on? Eesti vaenlased. Ärge puutuge minu Faisalit. Tulgu nagu mees siia. Tule siia! Loodetavasti ei olnud ka Faisal lahti. Küllap ma panin ta kinni. Harley, tule siia, mu tütar. Tule siia, mu laps. Tule siia, mu laps. Maashallah sulle. Maashallah sulle. Tead, kui teda oleks õpetatud, oleks temast saanud suurepärane tüdruk, tead seda. Väga tark vend. Väga tark. Ma viin selle metsa. Alustame jälle ühte metsaseeriat. Igatsen metsa minekut. Läheme heasse metsa, alustame jälle fotolõksu jutte. Eelmisel korral mootorrattaga sõites tuli mulle ette metskits. Võib-olla kohtume seal koertega. Mis sa arvad, Noora? Viin su sinna, tütreke? Mu lõvi. Olgu sõbrad. Täna mõtlesin teile näidata meie uut pereliiget, Santost. Edaspidi on ta meiega. Loodetavasti näete teda pidevalt videotes. Loodan, et ta saab kõigi koertega läbi. Ma lisandava sellesse seltskonda. Ta jalutab pidevalt vabalt ringi. Saame teda rahuliku südamega jälgida, sõbrad. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage, videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist! Olge terved, mu sõbrad!